Sügis on käes ja sügisel, kui minna kalale või metsa seenele või loodusesse, tuleb panna soojemalt ennast riidesse. Selleks, et seda õieti või õigesti teha, peame alustama soojast pesust. Soojapesu on väga erinevad, soojapesu on paksemad, soojapesu on õhemad. Siin on näiteks väga hea näide, on nüüd Eestil on uus soojapesu Merino villaga. Ta peaks olema kvaliteettoode. Kõik, mis on näha, on ilus. Siuke disain, värvus on eriti okei, minu meelest kalamehe jaoks. Siis on olemas vähe lihtsam soojapesu, mis tegelikult samamoodi ajab asja ära, ta on hinnaklassilt soodsam. Ja mis ma saan öelda, et tegelikult esimene samm ongi see, et tuleb leida soojapesu. Mis on veel? Siuksed ägedad asjad on siuke nagu karupesu. Et seda saab kasutada kahlakat igal pool, aga ütleme niimoodi, et kui sa lihtsalt lähed kuhugi jõe äärde turnima tegema, siis pigem kasuta õhemaid ja rohkem kihte. Nii et esimene samm riietumisel soojapesu. Kui sa oled nende soojapesu juba valinud, siis järgmine samm on siuke ülemine, võib-olla fliis, dressikas, mis iganes. Päris ägedad asjad kineetikul. Nüüd on ka mingis ottes nagu windstopperid eest. Vill ja siis nüüd tuulepidavus. See on siuke asi, mille saad alla panna, saad ära võtta, kui vaja on. Aga ütleme niimoodi, et on, mis annab tegelikult selle soojapidavuse juurde. Sest kui nüüd läheme edasi juba kombede juurde, siis tegelikult kombed on samamoodi erinevad, paksemad, õhemad. Igal asjal on oma mõte, kuidas seda kasutada ja miks seda kasutada. Kombe puhul tuleb siis vaadata, et mis ilmaga, mis kombet võiks kasutada. Kõige optimaalsem, kõige lihtsam on minu üles täna turul olevatest kombinatsioonist on siis nüüd V4. Ta on hinnaklassilt mõistlik ja teistpidi. Ta on kerge, ta hingab. Okei, me peame arvestama, et ta ei ole ujuv kombe, aga tegelikult ükski ujuv kombe ei hinga, nii et siin on plussid miinused. V4-l on kõik kombineeritud käepidemed. Samamoodi on siin all lukud, et me saame saapaid mõnusalt kinni lahti. Saab ära võtta, see asi laieneb. Ja ega muud veel raske öelda. Tegelikult on ta kõik inimese sõbralik kombe. Traksid on head, traksid ei vaju õlgadelt maha, ise järgi katsunud. Ja piisav liikuvusvabadus on, kui sa endale õige numbri suudad selga panna. Nii et ega kõige parem viis aru saada asjast on endale selga panna ja üks päev veeta ka kalal või siis looduses. Siis tegelikult joonistub selle asja tõeline sisu välja. Kui sa täna hakkad mütsi valima, siis võta natuke soojem müts ja vaata, et sellel mütsil oleks võib-olla, kui sa kalal käid, sees selline ekstra vooder või asi, mis tegelikult annab seda natuke tuulepidavust juurde. Väga head mütsid on windstopper mütsid. Aga need on natuke kallimad, aga lihtsalt hoia oma pead soojas. Meil on siin erinevaid mütse, mütside valik on lai, kindlasti igaüks leiab omale mütsi, mis on tema müts.